Tere! Taas uus päev Lihtsa Elu kanalil. Mina olen Tiia Kuusk, olen lahendusnõustaja, enesearengu juhendaja ja mentor. Ja minuga koos siin on Kaido Sõmer. Mina olen Kaido Sõmer, olen investor, olen ettevõtja ja mentor. Tänaseks teemaks on meil eesmärkide seadmine ja suured kivid. Kuid enne kui me räägime nendest suurtest kividest, räägime korraks veel eelmise osa teemast, mis oli siis päästikud. Ja eelmine kord rääkisime päästikutest. Ja selleks, et nende päästikutega kergemini hakkama saada või õigemini neid kergemini ära tunda, koostasime me teile ühe töövihiku või e-raamatu. E-raamatu, mis aitaks teil paremini neid päästikuid ära tunda. Ja kui sa ise nende päästikutega hakkama ei saa, siis kindlasti tasub otsida endale professionaalne juhendaja, kes sinuga resoneerub ja kes siis aitab neid ära tunda. Miks me väga paljude päästikutega hakkama ise ei saa, on seetõttu, või nende äratundmisega õigemini hakkama ei saa, on seetõttu, et need on nagu nii omased meile, me oleme nendega nii samastunud, nad võivad meil olla siin nina ees, aga me ei tunne neid lihtsalt ära. Need on harjumuspärased. Need on nii harjumuspärased ja nende põhjustest veel rääkimatagi. Nii et igal juhul tasub nendega tegeleda, sest see on väga-väga oluline teema. Ja sel korral räägime siis suurtest kividest. Mis asjad on suured kivid? Ma esimest korda lugesin seda Stephen Covey raamatust Esmatähtis esikohale ja seal oli selline story, et tuleb auditooriumi ette ülikoolis õppejõud ja tõstab lauale suure tühja purgi. Küsib õpilastelt, kas see purk on tühi või see purk on täis. Õpilased ütles, see purk on tühi. Väga hea. Õpetaja võtab kotikese oma kohvrist ja laob sinna sisse suured kivid. Küsib õpilaste käest, kas see purk on nüüd täis või purk on tühi. Õpilased ütles, nüüd on purk täis. Väga hea. Võtab järgmise kotikese ja seal sees on väiksemad kivid. Ta paneb need kivid niimoodi purki, raputab natuke purki, et kivid allapoole vajuvad ja veelgi mahtus sinna sisse, ometigi oli purk täis. Nüüd ta küsib õpilastelt, kas nüüd on purk täis või purk on tühi. Õpilast ütleb, nüüd on purk täis. Väga hea, ta võtab järgmise kotikese, seal sees on liiv. Ta valab selle liiva sinna purki, raputab seda natuke nii, et liiv alla välja jõuab ja nüüd on purk täis. Küsib õpilaste käest, kas purk on nüüd täis või purk on tühi. Õpilast ütleb, nüüd on küll purk täis. Mis me sellest õpime, küsib siis õppejõud. Et kui nagu enam ei mahu, siis ikka mahub. Ehk siis kui sul on nagu kõik ajakava täis, siis ikka veel mahub midagi sinna sisse. Õppejõud ütleb, et jah, see võib ka niimoodi olla, aga teistpidi on nii, et need suured kivid selles purgis tähistavad sinu elu olulisi asju. Need asjad, mis on sinu jaoks tähtsad. Need väiksed kivid on ka olulised asjad, kuid mitte nii tähtsad. Ja siis on see liiv. Siis on see liiv, mis on see mõttetu elu, pudi-padi, mis meie ümber kogu aeg toimib. Ja kui me oleks pannud see liiva kõigepealt sinna purki, siis ei oleks need suured kivid, mis meie jaoks väga olulist on mahtunud sinna ära. Ehk see purk on nagu sinu elu. Sina peaksid vaatama seda, et sina paneksid oma purki kõigepealt oma suured kivid ja siis sina mahuksid need väiksemad kivid. Ja siis, kui jääb ruumi, siis ruum on ka selle liivale. Eks siis sellele mürale. Eks selle mürale nendele asjadele, mis elus tegelikult mitte midagi ei muuda või väga tihti see liiv on ka teiste inimeste suured kivid sinu purgis. Eks sa niikuinii osaled kellegi suurtes kivides, omaette küsimus see, et kas need on sinu omad või on need kellegi teise omad. Et võib-olla oleks parem, et need oleksid sinu omad ikkagi. Ja nüüd, kui me vaatame sinu elu, siis sina peaksid panema paika, millised on sinu suured kivid sinu elus. Me võime need ka eesmärkideks nimetada, kuid tegelikult need suured kivid on pigem sellised väärtused, mis on kooskõlas sinu põhiväärtustega. Ehk need asjad, millele tuginevad kõik sinu otsused, kas see on otsus seda teha on jah või ei, põhineb sellel, kas see aitab kaasa sinu suurtele kividele või sinu eesmärkidele või ei aita. Ja nüüd need eesmärgid on pigem siis nende suurte kivide lahtikirjutused osadeks, väiksemateks juppideks, väiksemateks eesmärkideks, selleks, et saavutada seda tulemust ehk jõuda selle protsessini.
suured eesmärgid peaks olema paigas igas eluvaldkonnas, ehk meil on see eluratas. Ja eluratta kõikides valdkondades tuleks paika panna need suured kivid. Aga miks pärast peaks olema kõikides eluvaldkondades? Sellepärast, et kui ühes valdkonnas keskendud ainult ühele valdkonnale, siis võib juhtuda, et muud valdkonnad jäävad tähelepanuta ja võimendub ja kasvab see, mille peal meil on fookus, nagu me oleme sellest juba varem rääkinud. Ja siis kui see tähelepanu on sellel mingil ühel valdkonnal. Või näiteks tavapärast on see töö ja finantsid. Väga paljudel on see töö ja finantsid, siis see minu vaatepunktis võib saada ületähtsustatud ja muud asjad jäävad siis tähelepanuta ja siis kui me räägime elurattast või toome eluratta mõtte siia kõrvale, siis see ratas lihtsalt loperdab. Ehk siis vaataks seda, et see ületähtsustamine ei toimuks siis ühes või teises valdkonnas, mille tõttu teised valdkonnad kannatavad. Kuskil on see tervis või on see suhted või peresuhted. Mida sina võiksid siis teha? Me oleme koostanud eesmärkide seadmise väikese töövihiku, lae see endale alla. Vaata, millist oleks sinul igas eluvaldkonnas siis eesmärgid. Ja otse loomulikult peale selle, et seal on olemas meie 8 eluvaldkonda, on ka olemas üks valdkond, mis on andmine. Ehk peale selle, et sa ise saavutad midagi, oleks tarvis ka, et sa annaksid ühiskonnale tagasi midagi. On see rahaline andmine, on see mingisugune ajaline andmine, on see fookuse andmine, tähelepanu andmine, armastuse andmine. Ükskõik millisel moel seda teed, see ei pea olema alati rahaline. See võib olla lihtsalt oma know-how jagamine, toetamine, mentordamine. Teiste aitamine, just nii nagu see käib, eks. Võib-olla juhtub niimoodi, et sa ei leia igas valdkonnas isegi nagu õiget eesmärki. Sa võid vaadata läbi eituse. Näiteks see, et kui sul on tervisevaldkond ja tervisevaldkonnas sa ei oska öelda, no mis see eesmärk nüüd oleks, mis mul see on, mul nagu tervise ja kõik korras. Siis sinu eitav lause siin oleks see, et ma ei soovi olla haige. Või mida sa üldse ei soovi, mida sa ei soovi oma elus kogeda, mida sa ei soovi oma ellu. Ja siis, kui sa leiad selle eitava poole, siis seda on väga kerge keerata jaatavaks pooleks. Ma soovin olla terve. Mida sinu jaoks tähendab olla terve? Mida sa pead tegema selleks igapäevaselt, et olla terve? Sest täna sa ütled, ma olen terve, mul on selles valdkonnas kõik korras. Aga mida sa pead tegema selleks, et hoida siis seda eluvaldkonda nagu tervena või mis on need sammud, mida sa pead ette võtma? Ja pane need eesmärkidesse kirja. Võib-olla on see, et sa tahad midagi saavutada selles, aga võib-olla on lihtsalt eesmärk see, et sa tahad olla terve. Ja selleks pead midagi tegema. Kui sul on eesmärgid, siis sul on väga selge siht, mille suunas liikuda. Ja ka kui sa liigud millegi suunas, siis sul on teadmine, kuhu sa välja tahad jõuda. Ja väga tihti tuleb meie juurde asju, mille puhul me peame otsustama, kas me lähme sellega kaasa või me ei lähe sellega kaasa. Ja kui sul on selged eesmärgid või selge siht, millised on sinu suured kivid, siis sa saad alati küsida, kas see on see asi, mis viib mind edasi minu suurtest kividest või toetub minu suurtele kividele. Kui see ei ole seda, siis on võimalik öelda ei nendele asjadele. Kas see konkreetne tegevus, kas see konkreetne kutse, mis mulle tehti, loob minule väärtust? Alati ei saa vaadata ainult seda, et kas see loob mulle väärtust. Vahetevahel võib juhtudagi nii, et see loob kaudselt mulle väärtust, aga otseselt kellegi teisele. Et see ongi just kas kellegi aitamine või toetamine. Et alati peab sellest konkreetsest olukorrast või situatsioonist lähtuma ka samamoodi. Ja see ei ole kasu peal väljas, see ei tähenda seda, et see peab mulle kasulik olema, vaid küsimus selles, et kui see viib sind oluliselt eemale sinu suurtest kividest või sinu eesmärkidest, siis sa pead olema sellest teadlik, et sa võtad teadlikult selle otsuse vastu, et sa teed seda. Aga nüüd on veel üks oluline osa, on miks. Miks sa oled langetanud sellise eesmärgi või sellise suure kivi endale võtnud? Kui su eesmärk on vale ja see miks on sul vale, miks sa asja teed, siis sa saavutad vale tulemuse. Sa saavutad seda, mida sa tegelikult võib-olla ei taha. Aga kuidas siis aru saada, et kas see on õige või vale? No valed miksid on kindlasti sellised egopõhised miksid. Võib-olla kellelegi ära tegemine, et ma tahan saavutada näiteks seda sellepärast, et kellelegi midagi tõestada. Ja need asjad, kui sa oled see tõestuse saanud, siis sul tegelikult kaob igasugune mõte ära selle, miks sa seda tegid. Nüüd, kui ta sulle motivaatorina töötab, see on väga hea motivaatorina, aga sa pead aru saama, et see miks ei saa olla vale miks seal taga.
areng kindlasti väga hea miks, siis teiste aitamine väga hea miks on nii, aidata teisi inimesi edasi nende arengus väga hea miks, aga kui need miksid on kellegi nagu negatiivse poole peal, siis need ei ole need asjad, mis tooksid sulle kasu selles. No näiteks võimuvõitlus. Just. Või siis, et kellegile meeldida ja või tõesti neid võimalusi on erinevaid, kus võib see miks minna valesse suunda. No näiteks selline miks, et inimene tahab ülikooli haridust saada, et tahab siis lõpetada ülikooli. Miks? Sellepärast, et teenida välja oma vanemate heakskiit ja ka ta pole kunagi oma vanemate käest heakskiitu saanud. Mis tähendab seda, et nad ei oska võib-olla anda temale sellisel moel heakskiitu, et tema saaks sellest aru. Ja nüüd on see, et olemata sellest, et selle ülikooli lõpetab, ta ei saa seda heakskiitu. Vähemalt ta ei saa ise kätte seda. Ta ei saa seda tunnet kätte. Ja vaata siis, et see miks oleks sul nende asjade puhul õige. Miks sa seda asja teed? Võib-olla ongi hea küsida endalt alati, et kas see konkreetne eesmärk loob minule väärtust ja kas see loob ka väljapoole väärtust kellegile teisele. Nüüd eesmärkide puhul on veel üks oluline osa on see, et inimesed seavad väga tihti materiaalsed eesmärke. Ta käega katsutab eesmärk, aga tegelikult on olulisem sellest, kuidas sa ennast tunda tahad. Näiteks, inimene ütleb, ma tahan olla miljonär. Siis miljonäriks, kui sa ei ole selleks valmis, siis sa ei saa tunda ennast sellena hästi. Sa võid tunda väga suurt hirmu selle raha kaotamise eest. Sa võid tunda väga suurt segadust selle, sa ei oska selle rahaga midagi teha. Aga küsimus, et kui sa tahad olla rikas, siis kuidas ennast tunda tahad selle juures? See on oluliselt olulisem selle juures kui see, et mis see rahaline eesmärk. Mul on 1 000 000 eurot pangakontol. Üks inimene ütles mulle, et ma tahan, et mul on 1 000 000 eurot pangakontol. Ma ütlesin, mis sinu elus muudab? No siis ma saaksin osta seda. Ma ütlesin, et ei, sa ütlesid, et sinu eesmärk on 1 000 000 pangakontol, mis tähendab, see seisab seal see 1 000 000 pangakontol, aga seda kasutada ju ei saa. Sa tellisid selle 1 000 000 pangakontol, mitte kasutamiseks. Ehk vale eesmärk on nii, vale asi. Et vaata, millised on need emotsioonid, mida sa tahad tunda sel hetkel, kui sa oled oma eesmärgini jõudnud. Ja võib-olla üks asi veel siin ära mainimiseks, mida me oleme juba ükskord ka veel maininud, aga kas sa oled ise valmis tegelikult ka seda eesmärki, kui sa oled selle saavutanud, selle vastu võtma. Et kui see ka sulle tegelikult rõõmu toob, kui sa seda selle peale mõtled, et kui see nüüd on eesmärk on täitunud, kas see toob sulle tegelikult rõõmu? Kui ei too, siis on midagi kuskil valesti läinud. Ja, siis sa oled kuskil mingi vale miksi pealt midagi teinud. Ja see võib-olla ei ole toetunud ka sinu põhiväärtustele. Eks kui sa paned seal mööda, siis samuti see, mida sa saavutad, ei ole see, mida sa tegelikult oled tahtnud saavutada. Nüüd eesmärgid on väga toredad asjad. See on kuskil seal, kaugel, mingi aja pärast. Aga mis tegelikult eesmärgiga probleemiks on see, mina siin olen õnnetu ja seal, kui ma olen eesmärgi saavutanud, nüüd see õnn saavus minu öelda. Vähemalt väga paljud kujutavad niimoodi ette, et kui ma olen midagi saavutanud, kui ma olen nüüd selle eesmärgi saavutanud, siis ma olen rahulolev, siis ma olen õnnelik, siis on nii ja nii. Just. Aga tegelik olukord on see, sa elad praegus hetkes, ainult nüüd ja praegu. Eesmärk on selles mõttes vajalik, et kui sa hommikul lähed uksest välja, sa tead, kuhu suunas sa lähed. Kui sa lähed välja, mitte kuhugile suunas sa ei tea kuhu minna, sa hakkad ekslema. Aga kui sul on kindel teadmine, et ma läksin uksest välja, ma pean minema Tartusse. Sa hakkad tegema mingeid sammusi, kuidas sa jõuad sinna Tartuni. Aga kui sul ei ole eesmärki, sa lähed välja, eks, et võib-olla satud Tartusse, võib-olla kuhugile mujal. Aga kui sul eesmärk on minna Tartusse, siis see ei tähenda seda, et poole tee peale võib muutuda. See öelda, et aga nüüd võib-olla Viljandi sobiks hoopiski rohkem. Ja sa valid Viljandi. Ehk see moment, kus koha peal sa oled, see aeg, see teekond on selle juures olulisem, et sa tahad ka ennast selle teekonna jooksul nagu hästi tunda. Sellepärast ei tohiks olla eesmärgid väga suured ja saavutamatud, vaid kui nad on suured, siis nad on jagatud väiksemateks etappideks. Selleks, et saavutada seda eduelamust, seda, et ma olen midagi saavutanud, järgmine samm, mida ma edasi pean tegema selleks, et liikuda sinna suunas. Ja eesmärgi saavutamine ei ole siis õnneallikas, vaid see hetkes olemine, selles hetkes liikumine, see teekond, mida sa elad, see on siis see, kus koha peal sina naudid seda eesmärkide saavutamist. Ehk siis siin ja praegu. Ja eesmärkide puhul kindlasti tahaks ära mainida ka seda, et sa ei pea oma eesmärki üksinda saavutama. Et tihti peale võib-olla inimene võib mõelda, et ma pean olema nüüd
see ja kuidas ma nüüd sellega hakkama saan, kuidas ma see eesmärgi saavutan. Eesmärki ei pea üldse üksinda saavutama, vaid vastupidi, sa saad endale abilisi paluda, sa saad sinna ka endale kirja panna nende, kui sul on see nii-öelda väiksemateks sammudeks, väiksemateks eesmärkideks jagatud, et millist osa keegi võib-olla siis tuleb sulle aitama, kas siis mentordab, õpetab, võib-olla sa pead midagi juurde õppima, ehk siis ei pea üksinda hakkama saama. Ja elu ongi tegelikult, me oleme inimestena ikka karjaloomad, mis tähendab seda, et me võiksime koos asju teha ja koostöö on parem kui võitlus. Igal juhul. Just. Ja paljudele headele asjadele tuleb muidugi ei öelda, sellepärast, et need ei lähe kokku sinu eesmärkidega ega ei lähe kokku sinu põhiväärtustega või sinu suurte kivide, kui need tunduvad väga head asjad olevat. Aga siis sel hetkel, kui me keskendume millegile, ehk siis need eesmärgid, nagu ma ütlesin, on väga tihti füüsilised, siis me peame vaatama ka seda, et nende eesmärkide vahel oleks meil ruumi. Et jääks ka ruumi olemiseks. Sest tegelikult kogu meie mateeria, mida me ise nagu materiaalse maailma näeme, koosneb asjadest. Aga kui sa vaatad asju, siis nende vahel on palju rohkem tühjust, kui seal on ruum, kui neid mateeria asju endast. Sellepärast sa peaksid eristama seda, et sa ei oleks pidevas selles rotirattas või hiirerattas, nagu öeldakse, et jooksed kogu aeg nende eesmärkide nimel, vaid et sul oleks aega puhata, aega rõõmu tunda, aega nautida seda hetke, kus koha peal sa oled. Aega laiselda. Just. Siis seda, et sa saaksid olla teiste inimestega koos. Ja tegelikult, kui inimeste käest küsida, et mis on need põhilised asjad, mille üle nad nagu rõõmu tunnevad, siis väga tihti on need aja veetmine sõpradega, mõnus koos olemine, naer, lõbus olemine. See ei ole eesmärgid, aga teistpidi pead sa oma eesmärkidesse kuidagi need asjad kirja saama. Igal juhul. Kuidas sa veedad aega oma tuttavate sõpradega, kuidas sa oled nendes hetkedes, mis sulle tegelikult meeldivad. Kuidas lähedastega. Just. Ja et sul oleks ruumi siis hingata ja ruumi siis mõtiskleda, lihtsalt laiselda, olla ja nautida seda hetke, mis siin on. Jaa. Et ei pea kogu aeg olema 24/7 tegemises, võib ka lihtsalt olla ja kindlasti tuleb need sinna eesmärgidesse samamoodi sisse kirjutada. Planeerida oma ajakavasse. Ajakavasse just, et lihtsalt olla. Ongi nii, et näiteks keset tööpäeva, kui teistel on tööpäev, siis mina loen hoopis raamatut. Või lähen ja magan võib-olla keset päeva. Ja, või arutad lihtsalt mitte sellepärast, et trenni teha, vaid sellepärast, et lihtsalt olla väljas ja värskes õhus ja märgata seda, mis ümber toimub. Minna loodusesse. Just. Nüüd vaata seda, et mis siis on need suured kivid, mis tegelikult peaks minema sinu sellesse purki, sinu elusse. Ja story lõppes sellega, et lõpuks võttis siis professor laua pealt tassi kohvi ja valas sinna purki ja ütles, olemata sellest, kui täis soojakava on, leiad sa ikka aega, et veeta üks hetk ja juua tassike kohvi kus oma sõpradega. Või lihtsalt veeta aega. Mõnusat aega oma sõpradega. Sa ei joo kohvi sellepärast. No, näiteks. Kõik ei joo kohvi. Ja kodutöö siis sulle vaata meie seda eesmärkide seadmise töövihikut, pane kirja omad suured kivid. Ja alati, kui sa pead langetama otsuse, kas üks või teine asi on sinu jaoks sobilik, siis vaata seda, et kas see on siis see asi, mis toetub sinu suurtele kividele. On. Ja kas see loob sulle väärtust? Jah. Aga sellest korraks on meil kõik. Ja. Siis näeme sinuga juba arvatavasti järgmises videos. Aitäh, et vaatasid, aitäh, et sa kuulasid, aitäh, et sa oled meiega. Kohtume jälle järgmine kord. Kõike armast. Kõike nägemist.